9 hümni vabadusele on idee, mis sündis Anne Ermi ja Jaak Sooääre peas seoses Eesti 100. juubeliga ja ideeks oli luua siis džäss-heliloojate poolt lisaks Eesti hümnile juurde tänapäevaseid hümne ja armastuslaule meie riigile, rahvale, vabadusele ja kogu selle protsessi käigus tuli välja, et Eesti džäss on saanud ka 100-aastaseks. Idee tekkis, ütleme, et kuskil 3 aastat tagasi ja see võttiski 3 aastat, kus siis heliloojad mõtlesid teemadele, millest kirjutada, kuidas see üldse protsess välja näeb, sest tegelikult me ju jagasime need 9 hümni ära 20 helilooja vahel ja kuidagi tuli omavahel ju koostööd teha, mis džässmuusikute puhul mõneti tundub, et on hästi lihtne, kuna me oleme hästi liikuvad, siis keeruline leida ühist aega. Nii et osa heliloojaid mängisid sellist kassi-hiire mängu, et üks kirjutas osa teosest, ütleme paar rida, saatis teisele ja selline nagu pime mäng toimus, kuidas nad siis, et sa eelmist fraasi ei näinudki ja kirjutasid sinna peale juba uue fraasi. Tänu Eeves ajale on võimalus olnud selline vägev sündmus üleüldse ellu viia tuua. Ja siis Eesti Džässliit koos Džässkaarega on need, kes aidanud seda heliloojate poolt päriselt teoks teha ja muidugi heliloojad ise, et kõik, kes on praegusel hetkel aktiivsed ja värske mõtteviisiga. Ja muidugi tegelikult oli meil suureks ideeks tuua lavale nii palju džässmuusikuid kui üleüldse võimalik. Ma tahaks tänada kõiki koostööpartnereid, kõiki, kes panustasid kas siis heliloominguga, helipoolega, asjade tassimisega, soengute tegemisega, et nad kõik on teinud seda puhtast südamest, et tõesti ainult suured tänud neile kõikidele. Ja kui Eesti džäss praegu 100. sünnipäeval on jõudnud nii värskesse ja ägedasse hetke, siis tegelikult ma olen kindel, et Eesti džäss 101 saab olema veelgi ägedam.